teha ja siis ma juhtusin olema jah, seal ühel nendest kosmosenäitustest Amsterdami lähedal Hollandi, siis ma pakkusin selle temaatika välja. Aga siis jah, endast niiviisi üldisemalt, et millega ma olen nagu sellises põhitöös seotud, et siis on see välgudetektorid ja nagu selle kosmose kasutamine siis nagu inimese hüvanguks ehk siis see EUMETSAT ehk Euroopa meteoroloogiliste satelliitide kasutamise organisatsioon, mis asub siin Darmstadti linnas, mis on selle Frankfurdi suure selle rahvusvahelise lennujaamast kuskil mingi 20 kilomeetrit, et see lennujaam asub siin ja see Darmstadti linn ja EUMETSAT, kus siis mina elan ja töötan põhiliselt, see on siis siin jah paarikümne kilomeetri kaugusel. Et siis ma näitan sellesse temaatikasse võib-olla lihtsalt sisse juhatava jutuna, et meil on jah siis Euroopa esimene geostatsionaarne välgudetektor, mis siis geostatsionaarselt orbiidilt siis 24/7 vaatleb alates eelmise aasta suvest ja neid andmeid siis kogu Euroopa ilmateenistustele reaalajas jagab, et siin on siis näha kõik need sellised erinevad värvi, sellised värelevad laigud on siis aktiivsed väikesetormid. Et siin on kuskil 2-3 päeva jooksul, et mida punasem, seda rohkem seal siis välku on. Et sellise instrumendiga ma siis olen töötanud viimased 5-6 aastat ja see on siis seotud, see EUMETSAT on, eks ole, see meteoroloogiliste satelliitide kasutamise organisatsioon, mis tähendab, et me nagu need missioonid töötatakse koos liikmesriikidega välja, siis 30 Euroopa riiki vastavalt nende vajadustele, synoptikute kasutajate vajadustele ja siis need kosmosesse lennutamise teenused tegelikult need me saame siis Euroopa Kosmoseagentuurilt ostame sisse, mis on siis ka üks niisugune pidepunkt selles tänases jutus, et seal selle Euroopa Kosmoseagentuuri ühe keskuse juures asub siis ka see kosmose näitus, see Space Expo või niisugune kosmosemuuseum, võib-olla peaks ütlema, et ta on ikkagi muuseum, mis on olnud seal juba aastakümneid, vist kuskil 90-ndatest igapäevaselt avatud, et ta ei ole seal niisugune ajutine näitus, et sellest siis räägikski esimesena ja siis teisena, millest siis räägiks oleks natukene, mis ma olen ka kokku puutunud, need geostatsionaarseid välgudetektorid ei ole maailmas väga palju, et hiinlastel on üks ja siis ameeriklastel on vist 4 tükki. Et ma olen käinud ka väga palju siis või mingil määral seal nende Ameerika teadlastega kohtumas ja neid andmeid võrdlemas, et seal siis on Huntsvillis, Alabamas on see teine selline suur kosmosemuuseum, siis see USA sellistele kosmosetehnikale ja saavutustele suunatud rohkem, et siis ma räägiks sellest ka, et mõlemad on siis sellised mis huvilistele, eks ole, et nad julgen soovitada nagu kogu pere ettevõtmised, et seal on nagu kõigile vaatamist ja tegevust mõlema vähemalt üheks päevaks. Et hakkaks sellest Space Expost siis pihta, et natuke niisugust taustajuttu, et kuidas sinna minna, et see Space Expo asub siis Amsterdami läheduses Hollandis. Et Amsterdami, minu meelest ma ei tea, kas tänapäeval on, aga üldiselt Eestist on siis otse lennud on sellesse Amsterdami Schipholi lennujaama, eks ole, ja sealt on siis võimalik sõita, sealt käib siis pidevalt ronge, see lennujaam on siis, eks olema ja siin, seda on siis mõnikümmend kilomeetrit, käivad siis rongid siia Leidenisse ja siit Leidenist siis niisuguse bussisõidu, ma ei tea, kas paarkümmend minutit asub siis see Space Expo, mis on tegelikult see asukoht ei ole üldse juhuslik, et asub siis kohe selle Space Expo kõrval, kui ma suurendan siin üles, see on suur keskus siis ESAL, mis on siis Euroopa kosmosetehnoloogia keskus, et siin siis aktiivselt siis niisugune suur keskus, siin kõik see siis kuulub ESA-le, see on kinnine territoorium, seal on väga niisugused ranged turvanõuded, et seal ma olen ise ühe korra siis teadlasena käinud, et sinna lihtsurelik ei pääse, aga siin kõrval siis see Space Expo muuseum, see on siis selline mis on nagu muuseum avatud ja kuhu siis on võimalik pilet osta ja minna siis vaatama. Ja siin kõrval ka, et kui te juba sinna satute, siis on väga
näitan siin fotodel ka, et siuke luitematk, et muidu see Holland on nagu siukene laudsile maa, eks ole, aga seal piirkonnas on väga huvitav niisugune luitestik, et saab siis jalutada mõned kilomeetrid näiteks pärast seda muuseumi külastust siia sellesse Nordveegi linna ja siit siis sõita tagasi sinna Leidenisse ja Amsterdami poole, et seal on väga hea ühistransport ka. Ja siis ma näitan korraks selle muuseumi kodulehte, et mis seal siis pakutakse. Ta on jah selle Euroopa kosmoseagentuuriga siis seotud ja ta on siis tõesti põhiliselt niisugune Euroopa keskne, aga eks seal on jah seda rahvusvahelise kosmosejaama seda elementi on sees ja siis loomulikult ka seda kuumaandumist ja selliseid asju käsitletakse seal ka, et nagu niimoodi laiemalt, et mis nad siis ise siin välja toovad ja saate vaadata nagu sellise interaktiivselt neid erinevaid kosmosevaatlusi, mida siis ESA ja partnerorganisatsioonid kaasa arvatud EUMETSAT siis teevad, et siuksed kaugseire andmed, igasugused temperatuuride ja pilvisuste ja paljude muude parameetrite kihid, et näidatakse sellise suure kera peale ja siis kasutaja saab neid ise valida. Väga huvitav on see Soyuz moodul siis, millega siis Hollandi üks astronaut siis käis seal rahvusvahelises kosmosejaamas ja tuli tagasi, et see on seal siis sellisel kujul, nagu ta siis sinna maale tagasi jõudis, on ta seal muuseumis välja pandud. Siis jah, rahvusvahelise kosmosejaama, eks ole, Euroopa kosmoseagentuur seal ka aktiivselt panustab, et seal on siis üks niisugune robotkäe mudel, mis reaalselt see robotkäsi on siis seal kosmosejaama küljes, abistab seal astronaute. Ja siin on siis jah lastele mitmesugused tegevused, et siis selgitada ja kuidas neid kosmosemissioone nagu niiviisi ette valmistatakse ja mis seal need protsessid ja sellised hands-on või kus saab siis oma kätega siis teatavaid asju seal teha. Aga siis selle teoreetilise jutu kõrvale siis jah näitan siis oma niisuguseid muljeid ja fotosid siis, mis sai seal tehtud, et jah, kui sinna sisse minna, siis seal alguses siis näidataksegi siis neid erinevaid nagu elemente, mis kosmosemissioonide puhul tuleb nagu arvestada või et kuidas neid üldse planeeritakse, et seal on eks ole hinnad ja tehnoloogiad ja kõik niisugused, et sellega ta nagu algab. Siin on näiteks terve suur siukene strind on siis, kuidas nii-öelda see positsioneerimine seal kosmoses toimub, et maa peal, eks ole, meil on kaardid ja GPS-id ja igasugused sellised maamärgid, et kosmoses, kui meil on satelliidid, et seal on need asjad nagu toimuvad teistpidi või seal on teised süsteemid, siis eriti nendel geostatsionaarsetel satelliitidel, kus siis võib see näiteks tähtede järgi ja siis on jah, siukene Marsi simulatsioon siin tagaotsas, sellest mul vist on lähemad. Jah, siis on energia näiteks, et kosmoses, eks ole, ainus niisugune jätkusuutlik energiaviis on ikkagi päikesepaneelid, et kui need ei ole korrektselt disainitud ja ei avane korrektselt, et siis on suur jama, et seda on seal tutvustatud siis alguses. Ja siis jah, niisugused Marsi rooveri või nende niisugused, jah, see ei ole vist ühegi konkreetse koopia, aga põhimõtteliselt see disaini põhimõtted ja kõik on siin ära näidatud. Ja siis on jah, edasi minnes juba see Soyuzi lugu ja kuidas see hollandlane siis seal kosmoses käis, et siin on jah, on see originaalne langevari siis, et kui ta seal siis hiljem maa atmosfääri siseneb, eks ole, et alguses on see õhupidurdus, aga siis seal viimases etapis, et kõik jõuaks seal sees eluga nagu ja pehmelt maale, et siis on niisugune suur langevari, et see on seal välja pandud. Ja siin on siis see kapsel ise, mille sees nad siis alla tulid, mis oli selle langevarju all siis rippus, nagu on
näha siit sellelt suurelt ekraanilt ja siis siin jookseb ka video tegelikult, kuidas see kõik välja nägi, see maandumine. Niimoodi jah, siin erinevate nurkade alt siis seda pinda, mis on siis sellest atmosfääri sisenemisest, eks ole, niimoodi põlenud ja sulanud ja seda on näha seal ja saab oma käega katsuda. Ja siis jah, need erinevad näited, nagu et milleks me siis kosmost kasutame niimoodi siukses kas siis igapäeva elus või igapäeva teadustöös, et kuidas siis osooni või siin erinevaid ühendeid, süsihappegaasi, igasuguseid vääveloksiide on siis võimalik sealt kosmosest siis pidevalt jälgida ja nii-öelda nende levikut siis vaadelda. Ja siis on jah, näidatud siin mõningad siis sellised nagu simulatsioonid või järgi tehtud siis, et millised näevad näiteks välja nende rakettide mootorid. Et siin on mul väike video tehtud ja et kuidas nad siis selle raketi alumises osas ja siin on inimesi on siis ka näidatud, et siin selles Euroopa muuseumis ei ole nagu täismõõdus neid rakette, et kui tahate täismõõdus näha neid mudeleid, siis need on seal USAs, mida ma näitan natukene hiljem. Jah, siin on veel sellel teemal näiteks, et kuidas seda tolmu levikut jälgida, et kuidas see Sahara kõrbe tolm näiteks jõuab sinna Lõuna-Ameerika vihmametsadesse. Seda kõike satelliitide abiga on võimalik tänapäeval jälgida. Rahvusvahelise kosmosejaama niisugune nende peamiste moodulite niisugune elu suuruses nagu mudel, millesse siis saate sisse minna ja saate siis seda tunnet, kes on näinud näiteks neid videoid YouTube'is, kus on nagu sealt kosmosejaamast siis keegi midagi filminud, et neil ongi ühes otsas siis selline ots, kus on suured aknad ja kus siis seda tehakse ja seal on siis all sellel simulatsioonil siis mingi pilt maast jookseb, et saab teha selliseid üsna realistlikke pilte. Ja siis üldiselt jah, seal ringi käia, väga palju ruumi seal ei ole, väga vähe ka ei ole kosmosejaama kohta. Siin on näiteks teaduskatset, niisugune mingi moodul seal siis ja siis jah, siin on natukene niisugune suurem pilt inimestega, kus võib siis nagu aimata palju seal reaalselt seda ruumi seal sees on. See peaks olema küllaltki üks ühele niisugune koopia, et mis seal sees siis on ja kuidas see välja näeb seal kõik. Ja siis see kuu maandumise stseen, see on seal siis jah, niimoodi 3D's olemas, et võib seal siis ringi käia ja pilti teha ja siis seal on olemas ka niisugune jah, kosmoselennu siuke simulaator, kuhu siis 3 inimest mahuvad sisse ja 4 saab siis vaadata ja ühesõnaga jooksevad seal siis need erinevad etapid sellest stardist ja kosmoselennust ja maandumiseni välja siukse mõneminutilise programmiga nagu jooksevad läbi, et seal siis mingitel hetkedel ta rappub ja käivad seal siis sellised hääled ja et lastele väga meeldib kindlasti. Et siin on siis jah, see stardi osa näiteks. Ja siin siis jah, see sihtmärk oligi just see põkkumine selle rahvusvahelise kosmosejaamaga, et seal nagu ise väga midagi juhtida või teha selles osas ei saa, aga ta näitab nagu seda, et kuidas seda reaalselt tehti. Ja siis lastele oli veel ka siukene kuuhüpete simulaator, teise jooksis sellise nagu kaldusmetall, selle peal jooksis mingi kelgutaoline asi, aga siis selle ekraani peal seal kõrval siis jäi mulje nagu oleks siuksed kõrged ja aeglased siuksed kuupinna hüpped sellises kuu gravitatsioonis. Et jah, niimoodi lastele jälle väga siuke meeldiv. Ja siis on igasugused erinevad sellised väiksemad detailid seal välja pandud, et see toit kosmoses, et siin on nagu ka välja toodud, et see on pika tee käinud, selles suhtes, et alguses võis see näha välja mitte niisugune kõige isu äratavam, mis tänapäeval on ta nagu natukene parem ja kaubanduslikum võib-olla. Siis siin on sellest Space Labist aastakümnete tagant natukene
siis iga kord ei lähe need stardid siis plaanipäraselt, eks ole, et igasuguseid plahvatusi ja siuksed te olete näinud, et siin on siis näidatud, et mis siis jääb nendest satelliitidest järgi, näiteks kui see kanderakett plahvatab, et need on siis tükid ühest sellisest plahvatanud kanderaketist, kus siis leiti neid satelliitide tükke, mis pidid siis sellega üles minema, aga ei jõudnud, leiti siis kilomeetrite kaugusel. Et nii palju on nendest siis järel, et mingid kaablid ja isolatsioonimaterjalid ja siin on siis üks detail, mis on käinud rahvusvahelisel kosmosejaamas, et need on siis sellised käsipuud, midagi käsipuu taolist, et ühesõnaga kui tehti seal kosmosejaama välisküljel, ühesõnaga käidi seal kosmoses midagi tegemas, et nendest siis hoiti kinni, et nad olid mingi aja reaalselt seal kosmoses ja selle kosmosejaama küljes ja neid kasutati. Ja siin on siis ühesõnaga palju keerulisi instrumente on selle rahvusvahelise kosmosejaama pardal, et isegi need inimesed, kes on treenitud, eks ole, välja sinna üles minema ja seal töötama, et neil on ka siis vaja juhendeid iga selle instrumendi kohta, et siin on siis natukene näiteid selle kohta, et millised siis näevad need juhendid, mis on siis ka seal selles reaalselt seal rahvusvahelises kosmosejaamas olnud kasutusel. Et sellised siis koos märkmetega, mida nad on siis ilmselt seal koha peal on juurde lisanud. Ja neil on seal siis ka kindlad niisugused päevaplaanid. Siin on jällegi rahvusvahelise kosmosejaama niisugusest päevaplaanist välja võtted, kus siis on kellaajalise täpsusega ja inimese täpsusega ja siis umbes, et millega siis keegi peab tegelema ja millal keegi teeb uinakut ja ühesõnaga üsna niisugune huvitav lugemine. Niimoodi ja siis ei puudu ka kuukivimi tükk. See on siis siukene, see oli vist kuskil 200 grammine niisugune, et seda on siis võimalik seal vitriinis ka näha. Ja siis siukene natukene üldisem vaade ja et siin vasakul on siis see rahvusvahelise kosmosejaama selle põhimoodulite see elusuuruses koopia. Siis seal taga, kus inimesed järjekorrast seisavad, on siis see kosmoselennu simulaator. Üleval on siis see rahvusvahelise kosmosejaama niisugune vähendatud koopia ja siis seal taga on siis see kuu maandumise stseen. Ja siin ühes nurgas on siis natukene on ka näidatud siis seda meeleolu, et mismoodi nägid televiisorid välja ja tollel ajal, kui see kosmose avastamine algas, siis esimesed kosmoselennud ja kuulelennud ja et niisugune nurk. Ja siis on ka luuresatelliitidest natukene, et 80-ndatel see oli vist mingi Vene luuresatelliit, siis et ei olnud toona niimoodi ainult, et see andmestik tuli, eks ole, raadioteel ja kohe arvutisse ja ekraanile. Et võis ka olla, et saadeti ta sinna üles ja tegi oma pildid ära ja siis maandus ja tuli siis ühesõnaga, et sealt ära võtta, saada nagu ühest tükis kätte. Et siin on siis ühest niisugusest ka siis nii-öelda reaalselt kasutuses olnud ja läbi atmosfääri siis lennanud siis luuresatelliit. Et siin on sellest siis natukene juttu ka. Ja siis meteoriit ka olemas täiesti. Ja natukene seda üldplaani veel siis tollest nurgast, kus siin taga on siis see luuresatelliit ja siin paremal on siis see 60-ndate nurgakene ja siin vasakul on siis selline pikem nagu siuke ajalooline jutt ja erinevatest etappidest nagu see kosmose võidujooksus seal 50-ndatel, 60-ndatel just. Ja siis need erinevad Euroopa raketid ja nende vähendatud mudelid on seal olemas ja siis on olemas ka nende mootorite koopiad. Et siin peaks olema need Arianed ja et see Ariane 5 on siin vasakul, siis millega läks ka see meie geostatsionaarne välgudetektor muuseas üles, aga mida siis tänapäeval enam ei kasutata, et nüüd tuleb see kuues, millel siis praegu on testfaas suures osas. Et siin nad siis on kenasti välja pandud. Siis siin oli üks atraktsioon, oli siis veel, et vist kord tunnis siis nagu seda raketi starti simuleeriti, et alguses me
kõik siin vaatasime seda countdowni, et kui ta läks nulli, siis alguses ei juhtunud just palju, et kõik ootasid, aga näidati siin mingit niisugust üldist infot. Aga siis natukene aega edasi, jah, siis siin näidatakse nüüd siis reaalset videot alguses põrandale, kus see rakett siis valmistub startima ja siis mingi hetk tuli sealt siis siukene kõvem mürin ja siis näete nagu need mootorid siis oleks nagu see süüde toimunud ja ühesõnaga mingi siuke simulatsioon siin siis jooksis kord tunnis vist ja noh, kui suured need mootorid on, et siis võite minu suurusega võrrelda, et ikkagi küllaltki suured. Jah, siin veel seda üldpilti ja siis lastele jah, kõige selle kõrval anti siis ka niisugused voldikud, et nad siis saavad ühesõnaga erinevad küsimused on seal ja siis nad saavad seal siis ringi käia ja selle külastuse jooksul nendele vastused otsida ja siis saavad ametlikud sertifikaadid lõpus, et nad on siis selle programmi läbi teinud, et väga meeldis ja palju oli selliseid elevil ja ringi jooksvaid lapsi seal, et kindlasti kogu pere niisugune üritus või päev, et sinna minna. Jah, sellised paar üldvaadet veel. Ja siis seal väljas on ka, et väljast näeb see siis niisugune välja, et ma ütlesin, et rakette seal otseselt ei ole täies suuruses, aga siin peaks olema siis osa sellest Ariane 4-st minu meelest, mis on siis just selle kasuliku või selle ülesveetava nii-öelda satelliitide või mis iganes sinna siis lähevad, et ühesõnaga nende see hoidla või kuhu need siis lähevad ja mis läheb siis seal raketis endas sinna tipu ossa, eks ole. Et see on siis see osa, mis on ka siin mitmeid meetreid kõrge ja noh, ma ei oska selle Ariane 4 kohta ütelda, aga see Ariane 5 näiteks ta võtab 10 tonni võtab peale ja siis seda kasulikku lasti. Et meil oli seal see meie satelliit oli 3,8 tonni, et siis ta läks, mitte ei olnud ainus satelliit, mis seal siis oli, vaid 200 USA mingit telekommunikatsiooni satelliiti läksid siis ka selle sama stardiga ülesse. Et seda saab siis seal näha ja siin on siis mõned sellised elusuuruses satelliidimudelid, et see vist oli mingi polaaruurimise satelliit, millega sai siis jääd mõõta ja siukseid asju pooluste lähedal ja siis siuke kena piknikuplats ja mänguväljak. Ja mingi Space Train oli seal ka, mida me siis ei hakanud broneerima seal ja et seal tehakse ilmselt mingi ringsõit siis põhiliselt lastele. Siukene asi seal ka olemas. Ja siis nagu ma ütlesin jah, et kui te sinna satute, et siis kindlasti see luidetel jalutuskäik, et ma selle osa ettekandest lõpetangi siis sellega, et me jalutasime seal see 4-5-6 kilomeetrit siis mööda seda ranna äärte luiteid sinna lähimasse suuremasse linna. Et jah, nägi siukene üsna siukene eksootiline Hollandi kohta välja, mis muidu on, kui sealt Schipholi lennujaamast hakata sõitma sinna Leideni poole, siis ta on tõesti nagu siledam veel kui Eesti, aga siis see luite piirkond, seal on siuksed korralikud matkateed ja rattarajad ja siit siis üle nende luidete, see on juba, me oleme siin mere pool, aga paistab siis see ESTEC ehk see suur Euroopa Kosmoseagentuuri tehnoloogiakeskus. Et see kõik see suur hoonestus seal taga siis on ja kuulub sellesse kompleksi. Et siin jah, neid luiteid on, siit fotolt ei saa võib-olla aru, aga nad on ikkagi mitmed meetrid on kõrged, et siukene päris korralik elamus ja siis Põhjameri vasakult poolt hakkab paistma ja siis see Nordvegi linn, jah, kus on siis võimalus randa jalutada, väga ilus siukene liivarand, mitte kilomeetreid, vaid ma arvan, et 10 kilomeetreid. Ja siukene ilus punkt sellele. Kas pildis käis just purromeeter läbi kivi näol? Et neil on jah, need ilma ühesõnaga ilma huumori teemal jah, et Eestis on need eeslikujulised purromeetrid, et kus on siis, et kui saba tilgub, siis sajab vihma ja kui saba näha ei ole, siis on udu ja kui saba on püsti, siis on tornaado, aga siin on siis põhimõtteliselt jah,
kivi kohta on täpselt sama, et siin ripub siis üks kivi ja siis vastavalt sellele, mis see kivi siis on, siis sellest saab siis öelda, mis ilm on. Ühesõnaga jah, siuke väike huumor seal rannas oli. Ja seal on palju siukseid rannakohvikuid ja siukseid muid toredaid kohti, et ühesõnaga tasub minna. Ja siuke suhteliselt jah, ma ütleks lihtsasti kätte saada, et see Amsterdami reis ei ole nagu väga niisugune suur ettevõtmine võrreldes siis sellega ja mis on mul see ettekande teine osa siis, et vaatame siis võrdluseks, et mis on Ameerikas. Et Ameerikas siis konkreetselt, millest ma räägin, see muuseum asub siis Huntsville'is, Alabama osariigis, mis on mul näidatud siis selle punase markeriga, et jah, siin kuskil natukene lõuna ja kagu pool. Et kui ma suurendan siin sisse, et kõigepealt, et kuidas sinna siis saada, et kindlasti on keerulisem, eks ole, kui minna Hollandisse. Et kõige lihtsam on lennata Atlantasse, sealt on ta kuskil 4-5 tundi autosõitu, et jah, Atlanta lennujaama läheb näiteks sealt samast Frankfurtist, mille lähedal mina elan tavaliselt iga hommiku vähemalt mingi 1 või 2 lendu, et siis 10 tunniga on võimalik sinna lennata ja sealt siis sõita edasi Huntsville'i ja jõuda seal kohalikus ajas kuskil 6-7 paiku õhtul siis kohale, et üldse seal Huntsville'is tuleb arvestada, et seal ilma rendiautota ei ole võimalik liikuda, et meil on seal neid kohtumisi USA teadlastega olnud ja siis seal oli jah, isegi osadel ameeriklastel oli seal probleem, et keegi vist kes Coloradost tuli ja arvas, et ta jalutab hotellist sinna sellesse ülikooli linnakusse, siis kutsuti politsei, et mida te siin jalutate, et autot ei ole, ühesõnaga jah, seal ilma rendiautota on seal suht võimatu. Aga seal siis asub jah, see on mitmeski mõttes huvitav koht on see Huntsville, et esmapilgul ta ei ole, eks ole, mingi super tuntud koht siin Eestis, eks ole, aga teiselt poolt siis seal on jah, näiteks niisugune põnev koht nagu siis NASA Marshall Space Flight Center, mis on siis väga kuulus selle poolest, et seal siis jah, 60-ndatel neid Saturn 5 rakette ja eriti nende mootoreid siis arendati välja, mis olid siis need mootorid, mis lõpuks siis viisid inimese kuule. Et see keskus ise jah, see jääb linnast natukene siia lõuna poole ja loomulikult sinna jällegi lihtsurelikul asja ei ole, aga kus on kõik see asi siis eksponeeritud tavakülastajale, on siin siis natukene põhja pool on siis selline koht, mis on siis see US Space and Rocket Center, mis on siis hiigla suur sise- ja välimuuseum. Et kui ma suurendan siin jah, teda natukene üles, et siin on jah väga suur ala ja kui ma siin juba jah, natuke rohkem zoomin, siis te näete, et siin on sellised hiiglaslikud ehk siis nii-öelda elusuuruses raketid on välja pandud, et see Saturn 5, see sama siin keskel siis, mis on 120 meetrit kõrges väidetavalt, et seal ta siis täpselt sellise suurusega ka on olemas see mudel temast. Tranquility Base. Jah, et siin kohanimed ka vastavad. Jah, et kui ma näitan seda kodulehte kõigepealt jällegi, nagu ma tegin selle Space Expo puhul, et siis te näete jah, et siin on näiteks kosmosesüstik on olemas, Pathfinder, näitan siin hiljem ja siis need raketid, kus see Saturn 5 siis troonib üle kõige selle muu, eks ole. Ja siin neil on jah ka niisugune list siis nendest huvitavatest asjadest või mis need highlightid nagu on, mis seal muuseumis siis vaadata võiks, et algab ka selle Saturn 5-ga, eks ole, mis on kindlasti kõige kuulsam. Siis on see Pathfinder, mis on siis kosmosesüstik, mis ei ole tegelikult jah, selles suhtes ta ei ole nagu kosmoses käinud, ta ei ole üks nendest on siuksest puidust ja metallist koopiaga, mis on nagu täiesti autentne, et seda kasutati treeningutel.
Siis on see Apollo 16, see command module on seal näiteks olemas ja siis niisugusi väiksemaid asju, loomulikult kuukivimeid ja kõike sihukest muud ja nad tegelevad nagu aktiivselt, näiteks seal on space campid, et nagu sihukese huvihariduse ja ühesõnaga see on nagu sihuke väga suur asi, kus toimub väga palju erinevaid asju ja kus neid atraktsioone on tegelikult väga palju. Et seal on igasugused klassiruumid, planetaariumid, jah, seal on siis töötoad lastele ja siis need rohkem või vähem kuulsad eksponaadid, eks ole, neid on siin mitu lehekülge. Et ise siis sattusin jah sinna pikemalt 2022, et teha nagu nii-öelda natukene aega parajaks ja kohaneda selle 7-tunnise ajavahega, et siis sai seal mõned tunnid sai ringi käidud, et kõikidele nendele atraktsioonidele ei jõudnud loomulikult, aga niisuguse väikse ülevaate ja nagu veendumuse, et see on väga huvitav koht, et selles suhtes sellest piisas täiesti. Ja siis ma näitan jah mõningaid fotosid siis sellest reisist ka, et anda nagu paremat niisugust ülevaadet. Jah, et 10-tunnine reis Frankfurdi lennujaamast, nagu ma ütlesin, et see on nagu jah, see, mis teeb selle võib-olla jah, raskemini ligipääsetavaks kindlasti võrreldes Euroopa Space Expoga, siis siin Atlanta juures ja Atlanta pilvelõhkujad ja piirkond siin, et sealt siis sõitsime kuskil 4-5 tunniga sinna Huntsville'i. Küllaltki sihukene huvitav teekond, kui sellest Atlantast endast sai juba natukene kaugemale, et siis seal on väga palju niisugust metsikut loodust ja madalaid mägesid ja hästi sihukene roheline ja sihukene küllaltki põnev jah, loodus näeb üsna sihukese Kesk-Euroopa moodi välja, kuigi laiuskraad on 15 kraadi lõunas, et Ameerikas ongi see täiesti teistmoodi, et me oleme kuskil Tuneesia laiuskraadil ja siis kõik see mets ja kõik on nagu sihukene Saksamaa moodi, et seal kohalikud ka ütlesid, et seal on talvel paaril korral on vähemalt -15 kraadi, et seal mingid sihukesed palmipuid või midagi ei saa seal kasvada, et ta on ikka sisemaa, aga võib-olla seda külastust, kui planeerides pigem kevadel ja sügisel, et see suvine aeg on seal meie mõistes väga karm, et seal on nagu suhteliselt niiske ja siuke öösel 25 ja päeval 38 kraadi on seal kuskil juuni, juuli, august. Väga vara sügisel on ohukoht orkaanihooaeg. Meie käisime jah septembris, need orkaanid üldiselt ei tule sinna nii sügavale sisemaale, et me olime eelmine september, me täpselt sellele Helenale ette, et see mis ta seal Huntsville'is oli lihtsalt üks selline vihmane ja tuuline päev, aga seal Atlanta pool oli ta jah, juba seal oli üleujutusi ja murtud puid ja siukseid asju me nägime jah. Et kohati näeb üsna Eesti sarnane ka see loodus seal välja, nagu oleks kuskil Lõuna-Eestis põldude vahel puuvillapõllud hästi palju, see valendav on puuvill. Et siis jõudsime jah sinna Huntsville'i kohale, selle muuseumi väravas, siis jah, kohe on see Saturn 5 kõrgub siin eemal, siis väga hästi juba näha. Ja siis sellised erinevad atraktsioonid, jah, mis seal juba välisseintel on suurelt kuulutatud, nagu see planetaarium ja siis erinevad huvitavad tegevused. Ja siin on siis näha seda kosmosesüstikut või seda mudelit. Ta on seal siis kõik koos selle kütusepaagi ja need tahke kütusekiirenditega, mis on siis need valged nagu natukene väiksemad olud, et seda üldiselt renoveeriti vist hiljuti kogu seda kosmosesüstiku osa, et minu meelest ta hiljuti pandi sinna tagasi kuskil aasta tagasi, et me siis septembris eelmine aasta viimati käisime, siis ta oli seal olemas juba, aga midagi seal veel toimus. Ja siin on näha seda Saturn 5 raketti siis ja siin on siis jah, ma olen siin all ka täiesti olemas, kes oskab vaadata nagu sipelgas siin põhimõtteliselt, et siin on ikkagi need mastaabid on väga suured.
jah, siin on võib-olla natukene paremini näha, aga siis on jällegi see raketi tipp ei mahu pildile, et ühesõnaga selline ta on, natukene väike osa sellest raketist ja ühest mootorist, siis kui siin täiesti all seista. Mootorid on eraldi ka välja pandud loomulikult jällegi, et need olid siin samas Huntsville'is siis arendatud, et ühesõnaga neid seal mitte loomulikult linnas, aga seal linna ümbruses mägedes või mägede vahel kuskil neid siis testiti. Noh, need testid olid siis alguses, et ta oli kuskile võimsalt nagu niimoodi kinnitatud ja lasti tal lihtsalt seal koha peal põleda, et siis jutud on, et see vibratsioon oli selline, et seal linnas siis aknad purunesid, aga üldiselt nad nagu väga õnnetud selle üle ei olnud, et see tõi sinna nii palju raha sisse, et seda võeti nagu positiivselt pigem kohalike poolt. Jah, selle süstikuse launch assembly, siis kus on näha siis need tahkekütuse kiirendid ja see kütusepaak, et see süstik ise istub siis selle paagi peal, et seda ei ole hetkel siin näha. Ja tol hetkel, see ongi, mul on siin segamini siis 2 korral tehtud pildid, et kui ma käisin 2022, mis on mu enamik pilte, et siis seda süstikut siin peal üldse ei olnudki. Et see teine pilt, mis ma alguses näitasin, oli tegelikult 2024 eelmine september tehtud, et siis oli see süstik siia jälle tagasi pandud. Ja siin on siis jah seda Saturn V veel, et ühesõnaga üks nendest on siis väljas niimoodi pandud siis see mudel täies pikkuses ja õige kujuga, aga siis seal sees, seal on siis siuke hiiglaslik näituse hall, mis on võib-olla 150 meetrit pikk, et seal on siis üks, mis on pandud niimoodi külili ja kus on siis kõik need saab jalutada pikki seda raketti ja seal on siis kõik need erinevad astmed ja kõik on siis jah, et siin olen ma siis natukene ka filminud seda, et see on siis see kõige alumine aste siin. Ja siin on siis näha inimesi ka siin all, et annab jällegi sellest suurusest ettekujutuse ja siis pikki seda halli, kus ta siis on niimoodi välja pandud. Et igal juhul väga siuke võimas elamus ja tõesti jätab siukse sipelga mulje. Ja see on siis see Apollo 16 command modul 72. aastal siis lendas. Et noh, üsna niisugune klaustrofoobiline võib-olla jah, seal sees olla ja sellega siis toodi peale nende astronautidega siis 100 kilo neid kuukivimeid ja siin on selle Saturn V see niisugune ülemine ots siis kõik, et noh, siin on väga pikalt ja siin on siis ka seda kuumaandurit. Ja ühesõnaga jah, see Saturn V on seal võetud nagu paljudeks sellisteks juppideks, et ta ei ole üks tervik, vaid seal on näha kogu seda tolleaegset elektroonikat ja niisugune jah, väga huvitav ja võib seal nagu tunde uudistada. Et siin on jah need erinevad astmed siis, et mingi hetk ma ka niimoodi kaamera käes lihtsalt jalutasin natukene, et siit siis edasi läheb teine aste, et nüüd ma jalutan siis oma pika sammuga mööda seda teist astet kogu aeg ja siis mingi ajaga jõuan siis selle teise astme lõppu, et siis kui see oli ka siis ära põlenud nii-öelda, siis ta visati tagasi, siis hakkas see kolmas aste, eks ole, põlema ja siis siit ta siis niimoodi läheb, ühesõnaga elu suuruses seda näha, see on jah siukene omaette elamus. Ja neid süstikuid on ka seal jah käsitletud, saate ka ise minna proovida siis jällegi siuke elu suuruses, et kuidas see süstiku juhtimine siis, et mis ruum neil oli kasutada ja kuidas siis umbes välja nägi. Et siukene jah, see nina osa, kust seda siis just juhiti. Ja siin muidugi mudelitena ka siis seda sama Saturn V hästi niimoodi palju eksponeeritud. Ja siin siis jälle väljas selle Saturn V elusuuruses koopia all, et need mootorid siin siis näha ja kuidas ta siis alt üles vaadates siin paistab. Ühesõnaga selline koopia ta siis on ju, et niisugune 120 meetrit
ja siis on ka väga huvitav, siis kui te teate võib-olla, et kui on need kosmoselendude treeningud, eks ole, eriti näiteks kuidas teha siis mingeid töid seal rahvusvahelise kosmosejaama nagu väliskülje peal ja siis treenitakse vee all. Et seal on üks selline hiiglaslik veepaak siis, mis nagu põhimõtteliselt näitab, kuidas see käib. Et siin on siis nagu mingi osa, mis nagu simuleerib seda kosmosejaama külge ja seal siis käiakse siis vastava varustusega ja seal on see vee all, eks ole, see kaaluta oleku niisugune efekt või tunne. Et siit aknast sai siis niimoodi sisse piiluda, et see oli tegelikult väga suur jälle. Ja loomulikult seal ka ei puudus rahvusvahelise kosmosejaama elu suuruses niisugune mudel, kus saab siis sees käia, aga selle jaoks, kui on puhtalt selle vastu huvi, et siis Euroopas lähemal on ka seda võimalik näha täiesti seal. Ja mõned muud pildid ka veel, et käisime siis seal nende teadlastega kohtumas ja selle University of Huntsville'i nendes laborites, et need on siis niisugused, kus tegeldakse ka tornaadode uurimisega, et näidati ka neid tornaadode küttimise autosid, kus siis on autod, mille peal on ilmajaamad ja radarid ja millega nad siis sõidavad, et see üldiselt asub seal tornaadode allee piirkonnas Alabama ja see piirkond, et sealt nad siis ka käivad uurimisretkedel. Ja siis rubriigis, et mida veel teha seal Huntsville'is, et seal on kindlasti ja seal piirkonnas on väga palju teha. Lihtsalt üks näide, et siin linna kohal, kus siis on sellised natukene kõrgemad mäed, et seal näiteks me leidsime siis väga huvitavad niisugused matkarajad, et sinna ülesse sõita juba on väga niisugune elamus ja et seal on väga lopsakas loodus, väga sellised lopsakad metsad ja seal on võimalik, jah, seal on nagu niisugune väikene state park, mis on siis metsik, et võib sealt osta endale kaardid ja minna seal siis käia, veeta päeva. Et alguses seal olid sellised Jaapani aiad ja asjad, aga siis hakkas see päris metsik loodus. Selline tore jällegi matkata, eriti sellisel sügishooajal, kui ei ole nagu väga kuum, sellised ilusad vaated. On olemas ka botaanikaed ja jalaettu tasub vaadata, et ikkagi, nagu ma ütlesin, asume kuskil Põhja-Aafrika laiuskraadil, et seal võib olla üllatusi, mida siin võib-olla ei oota. Hirved jooksid seal üsna niimoodi vabalt ringi hoides küll distantsi. Aga jah, ja see botaanikaed, selle kohta mul siin neid pilte ei ole, aga seal nagu väga selliseid suuri üllatusi ei olnud selle sama pärast, mis ma nagu ütlesin, et seal ikkagi see talved on vahetavahel karmid, et seal nagu väga midagi sellist troopilist või niisugust ei leidu. Aga siis jah, see Huntsville ise, et seal kesklinnas on ka täitsa sellised huvitavad kohad, kus ka võib nii-öelda ringi jalutada ilma, et politsei ära viiks, et seal on teatud kohad ja välikohvikud ja sellised, et ka suhteliselt hea välja ja tagasisõidul kuskil seal Atlanta ja Huntsville'i vahel. Et see on siis kogu see ülevaade, mis ma plaanisin anda, et kas on mingid küsimusi, kommentaare selle kohta. Mis politsei sealt ära korjab, kas see on mingi kosmoseagentuuri turva küsimus? See on ilmselt USA's siukene teatud osariikide üldine suhtumine ja et seal ei ole ka kõnniteid tihtipeale, et siis ongi see, et sul saad jalutada seal kuskil tee ääres, kus ei tohiks nagu väga jalutada või siis autoga sõita. No sisuliselt neil on autod nii levinud, et sisuliselt kui meil on ID-kaardid, siis neil on juhiload. Jah, et auto ja siis teine asi krediitkaart, et just seal Alabamas ei saa nende tavaliste selliste debetkaartidega, millega Euroopas kogu elu käib, ei ole mitte midagi teha. Olen ekstra proovinud. Ja siis lõpuks lõpeb asi ikkagi sellega, et võta ikka õige krediitkaart välja, siis on võimalik maksta. Ja seal on siukseid üllatusi ka, ma suhtlen ka teiste Euroopa teadlastega, kes seal aeg-ajalt käivad ja et näiteks Airbnb, millel ei ole väravat, ei ole võimalik siis ilma autota avada, et inimene läks ilma autota ja sõitis sinna taksoga, aga väravat lahti ei saa, sest see on mingi autodele reageeriv värav.
et ühesõnaga jah, siuke no aga on punane osariik ka, nii et see on nagu osariigiti on väga erinev, et kui me käisime seal päikesevarjutuse reisil seal lääne osariikides, seal nagu näiteks seal tavalise Euroopa teebetkaardiga ei olnud mingit probleemi. Et see on nagu jah, see on eri piirkondades on erinevalt. Mina tahtsin küsida, kas seal on selles Huntsville'i selles näitusel, kas seal olid ainult raketid, raketi osad või oli seal nagu mingi ahhaa-laadset ka? Jah, seal on ahhaa-laadset ja seal on isegi lennukeid oli ja natukene mingis ulatuses oli seal mingit siukest jah, militaarsemat poolt oli ka, mida mul ei olnud nagu aega ja niimoodi põhjalikumalt ja et seal ja see lennunduse pool ma ütleksin kindlasti jah, mis tasub ka vaatamist, kui on rohkem aega. Et seal võib ilmselt ka rohkem kui 1 päeva veeta, kui tahta seal nagu kõigest sellest siukene põhjalik ülevaade saada. Et see Space Expo seal Hollandis, see on nagu rohkem, ma ütleks, et 1 päevaga saab sellest täitsa hästi saab seal läbi käia. Ja seal Huntsville'is on jah, see on nagu suurem mastaapsem nagu Ameerika asjad üldiselt. Nii, kas on veel? Kui ei ole, siis tänan tähelepanu eest.